Iga aastaga rahe üle maailma muutub suuremaks ja ohtlikumaks. Ohu ulatuse mõistmiseks vaadakem vaid viimase nädala sündmusi. Miks langevad taevast alla tohutud jääkamakad ja kuidas see on seotud inimkonna saatusliku veaga? Täna räägime ka sellest. Rumeenia. Juulil Rumeenias Vanatori Neamti valla elanikud seisid silmitsi anomaalse nähtusega. Maapinda ja katuseid kattis tohutu hulk rahet, luues keset suve illusiooni talvisest lumesajust. Raju ilma tõttu nähtavus järsult halvenes ja tee kattus kiiresti jääga, mis muutus suureks probleemiks autojuhtidele. Temperatuur kõigest 10 minutiga langes 30 kraadilt 12 kraadile Celsiuse järgi. Ukraina. Ukrainas juba mitu päeva järjest on möllanud võimsad tormid. 10. juulil elemendid tabasid riigi lääneosa. Lvivis vaid 12 tunniga sadas maha 110 mm vihma, millest sai linna meteoroloogiliste vaatluste ajaloo rekordiks. Eelmine rekord püstitatud 59 aastat tagasi, siis sadas ühe päevaga maha 86,3 mm sademeid. Linnatänavad olid üle ujutatud ja inimesed olid oma kodudes lõksus. Neid tuli paadiga evakueerida. Linna lähedal asuvad jõed ajasid üle kallaste, ujutades üle sadu maju ja autosid. Üle 44 000 tarbijat jäi elektrita. Ja päev varem Lvivi oblastis märgati tornaadot. 10. juulil Tšerkasse ja Kiievi oblastis torm langetas puid teedele ja majadele. Tänavad ujutas üle ja sajad asulad jäid elektrita. Mitmes Kiievi oblasti piirkonnas sadas ebanormaalselt suurt rahet, kohati kanamuna suurust. Ta kahjustas autosid ja majade katuseid ning hävitas põllukultuure ja aedu. Poltava oblastis tormid möllasid 2 päeva järjest ja nendega kaasnes ka tohutu rahe. Loodusjõud tekitasid hävingut kümnetes külades. 12. juuli õhtul Harkivi oblastit kattis võimas paduvihm, mille tuuleilid ulatusid kuni 20 meetrini sekundis. Tuul lõi tormkraana ümber ja puu kukkus elektrirongile, reisijad tuli evakueerida. Internetis levivad kaadrid muljetavaldavast keravälgust. Toimus ka tragöödia, hukkus naine. Vigastada sai veel 5 inimest, sealhulgas 7-aastane tüdruk. Hispaania. Alates 11. juulist võimas tormisüsteem Dana on levinud suurele osale Hispaania kirdeosast. Esimese löögi loodusjõud andsid Aragoni piirkonnale, kus Tarazona vallas sadas maha 72 mm sademeid. Vihmasadu saatsid rahe ja tuul. Tänavatele voolanud vesi pühkis minema kõike, mis teele sattus. Ujutas üle elamuid, ettevõtteid ning paljud äri- ja büroopinnad. 12. juulil kogu Kataloonia territooriumile anti välja punane hoiatus. Mõnes kohas sadas maha kuni 155 mm vihma. Ka vihma intensiivsus oli hämmastav. Igualada linnas sadas maha peaaegu kuu jagu vihma kõigest 10 minutiga ja 1 tunniga lausa 3 normi. Üleujutusohu tõttu riiklik raudteefirma Renfe peatas Kataloonias täielikult äärelinna ja piirkondlike rongide liikluse, mille tulemusel umbes 150 inimest veetis öö Barcelona Sansi rongijaamas. Vilafranca del Penedese linnahaiglas ilmastikuolude tõttu varises kokku hoone välissein. Vesi tungis hoonesse ja ujutas üle esimese korruse, tõustes kohati kuni 1,5 meetrini. Kahjud olid nii tõsised, et võimud sulgesid haigla esialgsetel andmetel 2–3 nädalaks. Ilmastikuolud sundisid Barcelona lennujaamas mitmeid kordi muutma õhkutõusmis- ja maandumismustrit, põhjustades häireid lennuplaanides ja hilinemisi. Barcelonast Ameerika Ühendriikidesse suundunud lennuk oli sunnitud tagasi pöörduma peale seda, kui rahe hävitas täielikult lennuki ninaosa. Tormi ajal registreeriti üle 26 000 välgulööki. Kataloonias paduvihmade poolt põhjustatud erinevate olukordade tõttu pöördus arsti poole 75 inimest.
Ka Valenciat, eriti Castelni provintsi, tabasid paduvihmad. Burjana omavalitsusüksuses sadas hiidrahet, Saguntos ujutas tänavaid üle ja tugev tuul muutis õues liikumise peaaegu võimatuks. Tana pole Hispaania jaoks haruldus. Tavaliselt sellised nähtused esinevad sügisel, kui soojenenud merepind interakteerub külma õhumassiga, luues tingimusi tugevaks vihmasajuks. Kuid Tana ilmumine juulikuus ja veel sellise intensiivsusega on klimaatiline anomaalia. Salvador. 10. juulil El Salvadoris Santa Teresa kuurordipiirkonnas toimus Kesk-Ameerika suurima keisri võimas hüdrotermiline plahvatus. See keiser pole pelgalt turismimagnet, vaid ka aktiivne hüdrotermiline kanal, mille läbimõõt on 70 meetrit ja sügavus 20 meetrit. Tema sisemine vee ja auru temperatuur ulatub aastaringselt 350 kraadini Celsiuse järgi. Keeva vee, auru ja vulkaaniliste kivimitükkide väljaheide kahjustas turismi infrastruktuuri. Puud ja teed said kaetud tulikuuma mudaga. Õnneks inimohvreid ei olnud, kõik inimesed jõudsid ohutsoonist lahkuda. Kohalik elanik rääkis, et kui sama keiser 1989. aastal plahvatas, siis hukkus 32 inimest, põletades ka tema sugulasi elusalt maha. Tema sõnul inimesi tänaseni ei hoiatata ohtude eest ette ega anta juhiseid uue purske puhuks. Eksperdid nõuavad ehitustööde keelustamist 200 meetri raadiuses ohutsoonist. Mõned eksperdid seostavad selle keisripurset seismilise aktiivsusega Guatemalas, kus alates 8. juulist 5 päeva jooksul toimus üle 570 maavärina. Neist võimsaim oli magnituudiga 5,7. Selle tagajärjel hukkus 7 inimest, hävis kümneid maju ja sõiduteid ning sadu inimesi evakueeriti ohtlikest piirkondadest. India. 9. juulil India Gujarati osariigis, kus mitu päeva oli sadanud tugevat vihma, ootamatult varises kokku osa riiklikul maanteel asuvast sillast. Mitmed sel ajal sillal sõitnud sõidukid kukkusid mahijõkke. Kalju serval jäi rippuma tsisternveok, mis imekombel jäi püsima silla alles jäänud osal. Õnnetuse tagajärjel hukkus 20 inimest ja veel üks on teadmata kadunud. Päästeti 5 inimest. Valgevene. Alates 9. juulist Valgevenet samuti tabanud äärmuslik torm. Kuni 24 meetrini sekundis ulatuv tormituul ja äikesetorm põhjustasid elektrikatkestusi 170 riigi asulas. Orkaanituul langetas või murdis maha üle 1900 hektari metsa, millest 90% asub Mogilevi oblastis, mis sai elementidest kõige rohkem kannatada. Mogiljovi linnas hukkus noor naine, äikesetormi ajal ta koos abikaasaga leidis varju puu all, mis ei pidanud tormile vastu ja kukkus otse ta peale. Veel 4 tormis vigastada saanud inimest viidi haiglasse. Vitebski oblastis asuva Varhi küla läbis IF2 kategooria tornaado. Ta mitte ainult ei juurinud puid välja, vaid puhus ka majadelt katuseid ja isegi seinu maha. Pealinnas Minskis sadas sellist paduvihma, mis äkitselt halvendas nähtavust. Kohati sadas suurt rahet, mis kahjustas autosid. Meteoroloogid hoiatasid läheneva äikesetormi eest, kuid vähe kes ootasid sellise intensiivsusega sademeid. Venemaa. Nädala jooksul on Venemaad tabanud mitmed ilmastikuanomaaliad. 9. juulil Pihkva oblasti lõunaosa sattus Valgevenest saabunud tormiteele. Tugevad tuuled, paduvihm ja tornaado tekitasid märkimisväärset kahju, maha murtud puud, purunenud elektriliinide toed ja paljude majade kahjustatud katused. Kanamuna suurune rahe läbistas kasvuhooneid ja hävitas saaki. Energeetikud pidid taastama enam kui 1900 kilomeetri jagu elektriliine ning taas ühendama 1999 trafoolajaama. Langenud puude tõttu oli föderaalmaantee A122 lõik oli blokeeritud. Veliki Novgorodis sadas maha 31 mm sademeid, peaaegu poole kuu normist. Välk lõi alajaama, põhjustades tulekahju ja jättes osa linnast elektrita.
Pärast tormi energeetikud Pihkva ja Novgorodi oblastis koristasid ära umbes 1200 maha langenud puud. 2 päeva hiljem Novgorodi oblastit tabas uus torm, veelgi tugevam kui eelmine. Äikesetormiga kaasnes nii tugev tuul, et kohalike elanike sõnul polnud nad oma elus kunagi midagi sellist näinud. Looduse jõud jätsid piirkonnas elektrita 485 asulat. 9.–15. juulini Moskvat ja Moskva oblastit tabas loodusõnnetuste laine. Ebatavaline kuumus asendus tormidega, millega kaasnesid rahe, rekordilised vihmasajud ja orkaani tugevusega tuuled. Autod, majad ja infrastruktuur said kahjustada ning välgulöögid põhjustasid rea tulekahjusid. Selenogradi linnas ja Allabuševo külas sadas kuni 7 sentimeetri läbimõõduga rahet. Šeremetjevo lennujaamas tuul ulatus orkaani tugevuseni 33 meetrini sekundis. 12. juulil pärast 36-kraadist kuuma, mis purustas 1903. aasta rekordi, Moskvat tabas troopiline paduvihm. Mõne tunniga sadas maha veerandi kuu sademete hulgast. 3 jaama väljakujaamas elektrirongid seiskusid kontaktvõrgu katkestuse tõttu. 14. juulil äikesetormi ajal paduvihm taas ületas üle tänavad, trepikojad ja parklad. Mõnes asustatud piirkonnas välgulöökide tõttu süttisid elamud. 15. juulil mõnes kohas sadas maha kuu sademete hulka vähem kui 2 tunniga. Moskva põhja- ja idaosas olid tänavad jäid vee alla, ülekäigurajad, metroo ja autod olid üle ujutatud, elektrirongid ja Aeroekspressi rongid olid peatatud. 12. juulil Samara oblastis puhus kuni 24 meetrit sekundis ulatuv tuul majade katuseid maha, rebis koos juurtega puid välja ja kahjustas palju autosid. Samara lähedal Volga jões läks väike laev ümber, hukkus neiu. 5 inimest päästeti. Krasnoglinski rajoonis puu kukkus puhkajate telgile, mille tagajärjel hukkus 2 inimest. 14. juulil äikesetormi ajal Tula oblastis rannas välk lõi märgaliiva. Kahjuks silmapilkselt sai surma 3 inimest, sealhulgas laps. Veel 3 said vigastada. Läti. 11. juulil mitut Läti piirkonda tabas tugev torm, millega kaasnes tugev vihmasadu, puhanguline tuul ja hävitav rahe. Smiltene piirkonnas registreeriti riigi meteoroloogiliste vaatluste ajaloo suurimad raheterad, nende suurus ulatus 11,5 sentimeetrini. See on esimene ametlikult registreeritud hiidrahet juhtum Lätis, mis on kantud Euroopa ohtlike ilmastikunähtuste andmebaasi. Torm kahjustas majade katuseid ja autosid ning hävitas päikesepaneele. Rahe on muutumas tõeliseks katastroofiks kogu maailmas. Selle hulk ja suurus on šokeerivad ning veel eile tundus see mõeldamatuks. Ta hävitab autosid ja majade katuseid, rikub saaki ja vigastab inimesi. Ja need pole enam üksikjuhtumid, see on uus, surmav kliimatrend. Vaadake all olevat graafikut, mis näitab suurte rahejuhtumite kiiret kasvu Euroopas. Ja see kasv on eksponentsiaalne. Lisaks globaalse temperatuuri ja atmosfääri niiskuse sisalduse tõusule, mis loob soodsaid tingimusi rahetekkeks ja selle suuruse suurenemiseks, on veel üks tegur, mis põhjustab rahejuhtumite kasvu nii järsu hüppe. Meie inimesed lõime selle teguri oma enda kätega. Me ise lõime nähtamatu vaenlase, keda enamik inimesi isegi ei kahtlusta. Ja sellest sai inimkonna saatuslik viga. Me räägime plastikust. Plastik pole enam vaid prügi ookeanides ja pinnases. Päikese, soola ja mehaanilise hõõrdumise tulemusel plastik laguneb pisikesteks osakesteks, mikro- ja nanoplastiks. Neid osakesi on kõikjal, vees, maal ja õhus. Nad tõusevad atmosfääri meretuule, aurustumise ja sademete abil, levides tuhandete kilomeetrite kaugusele. Mikro- ja nanoplastide ohtlikkus seisneb nende võimes akumuleerida oma pinnal elektrostaatilist laengut. Just see teeb neid aktiivseteks osalejateks atmosfääriprotsessides. Õhus laetud nanoosakesed muutuvad kondensatsioonituumadeks, punktideks, mille ümber tekivad veepiisad ja jääkristallid. See kiirendab pilvede teket ja põhjustab piiskade külmumist temperatuuril, mis on 4–10 kraadi tavapärasest kõrgem. Lihtsamalt öeldes, plastikust on juba saanud kliimat mõjutav aine. Ta mõjutab ilma, osaleb vihma, lume ja rahe tekkimises ning võib kujutada endast ohtu ka lennundusele.
kõik ülaltoodud faktid selgelt näitavad, kui ohtlik plastik on ja kui palju ta juba mõjutab meie elu. Kuid see, mida teadlased avastanud plasti mõju kohta inimkehale, on neile tõelise šokina tulnud. Mida nad täpselt avastasid, vaadake doktor Egon Cholakiani uuest videost ja Allatra teadlaste raportist.